ma ei pane teda päris kõrgele, sellepärast et siis jookseb ilusti, tuleb sealt sisse ja hakkab siit välja tulema, samal ajal kuivatab ja kuna väga ilusat värvi näeb välja, väga ilus. Et kui teil vähegi natukene kalpakialune töötab, siis proovige sinna lokaatorite vahele kinni võtta see, mis ma räägin teile. Küsite korduvalt mu käest, kuidas see suitsetamisprotsess käib siin, siis praegu ma teen väikse lühi video teile. Kuna mul on tehtud siin nüüd mitut erinevat lõhe marinaadi, siis ma teen külma suitsu. Ja ma tulin linna või siia Kalamajja, ma jään siia ütleme 4-5 tunniks, siis ma lasen lihtsalt õrna suitsu peale. Siin on siis nüüd ütleme selle sidrunipipraga tehtud siuksed ilusad lõhetükid, on ju. Ja siin on nüüd siis kuivatatud lõhetükid, need on natuke teises süsteemiga, aga see süsteem on teil kõik teada, kuidas neid ilusti teha, on ju. Need tulevad mulle ja ma mõtlesin, ma see 4-5 tundi, mis ma siin linnas ajan asju, lasen sellele suitsu peale. Ja näitan teile, kuidas see kuradi protsess, muidu te küsite ja saad aru, teil ei saa need kuradi küsimused otsa ka. Ma ei saagi täpselt aru, kas te ei ole arusaajad inimesed seal või? Milles asi on, et nii palju on vaja ühte ja sama asja teile üle lasta. 8 aastat olen juba seda näidanud teile. Aga tegelikult on asi selles, et teil läheb hästi Eestis. Sest ma vaatasin just Kallas, kus erakonnast on, ma ei tea, kas 200 või midagi, ta ütles, et Eestis on maailma ühed suuremad laste toetused. Ma ei tea, kas te võite purjus seal töö juures käia või? Ma ei tea ausalt. Küsimus on tõesti selline, et kas nemad võivad purjus peaga seal ringi käia või? See pole ju normaalne, aga mis seal ikka, kui ta nii arvab, siis arvab. Kui asi on selles, kui nad Riigikogus niimoodi arvavad, siis ei olegi ju, kui nad kõik seal 110 inimest arvavad, et Eestil läheb super hästi, siis seal ei saagi ju seda välja tulla, et teil oleks vaja mingeid muudatusi, kui nemad seal siseringkonnas arvavad, et teil läheb lõpp hästi. Kujutate ette, Eestis on kõige suuremad lastetoetused maailmas, peaaegu kõige suuremad. Nii, vahepeal siia tagasi suitsetamise juurde ka. Nii, alt, nagu te teate, seal on auk sees, sealt tuleb õhk läbi, tuleb siia, on ju. Ja nüüd ma panen ta natukene kõrgemale. Miks? Ma ei pane teda päris kõrgele, sellepärast, et siis jookseb ilusti, tuleb sealt sisse ja hakkab siit välja tulema, samal ajal kuivatab. Ja kuna see protsess on praktiliselt nagu 4-tunnine, siis ma ei pane seda pulbrit üldse palju. Ja see on nüüd pöögipulber, ütleme nii, et võta käsi saagi ja võta pöök ja ise tee sellest siuke puru omale. See on kõige parem ja ahjuplaat, siis teil ei ole vaja mingisuguseid kuradi generaatoreid. Ma ei ole juba generaatoreid kasutanud, ma ei tea kui kaua aega. Ja keinsuhkrut pange natukene peale, sellepärast see teeb ilusa pruunika selle. Isegi kui teil on see ahi, mis on nagu 2 vaheseintega alla lükate puid, siis ikkagi visake pulbrit, viskate peale, pange natuke keinsuhkrut ka. See on ülikava, on ju. Niimoodi. Ja kuna ma tahan suitsu lasta omale ainult ütleme 4-5 tundi, kaua ma siin tusseldan, siis ma panen ta mõlemast otsast põlema kohe. Mõlemast otsast ta põlema ja siis ta jääb niimoodi, et kuskil 4 tunni pärast on ta valmis ja siis on ilus suits juba peal. Et polegi rohkem nagu midagi järbelda siin. Nii, nüüd te näete, jah, ilus siuke kogus, kõik on 5+, kala on ka ahjus,
vanakalur tuli ka just siia. Nii et paneme selle põlema. Ja siis näitan teile juba, kuidas edasi läheb protsess. Nii. Ja nüüd põleb see ilusti ära ja siis hakkab puru õõguma 2 külje pealt. Tekib ilus toss, aga seda ma näitan teile juba siis, kui see on ära põlenud. Ja, näete, nüüd ilusti tõmbab mõlemalt poolt. Näed, ja nüüd ta jääb ilusti siia tõmbama ja läheb ise edasi ja ma näitan teile, kuidas ta siin on. Et praegu on kell 10 ja me tuleme tagasi, sest mul ei ole palju vaja. Ilusti valge suits tuleb peale. See suhkur annab sükse valge, ilusa selle auru talle ja ust ma ei pane täitsa kinni, ma jätan ta lahti. Miks? See on sellepärast, et siis hakkab õhk ringi käima. Läheb alt sisse ja see tõmbab ta välja ja see samal ajal kuivatab teda pealt. Sellepärast ma jätsin nii kõrgele ta, et kui toss läheb see ülesse, kuna ringlus on õrn algul, siis see toss kogub sinna kokku ja kui sul on väga kõrgel ja suvel, siis tekib nagu liiga soojaks läheb. Aga kui on siin, siis ta tuleb ja läheb välja kohe, näed. Ja ta kuivatab samal ajal, nii et ta saab väga hea olema, kui ütleme 4-5 tunni pärast ma nüüd tulen, siis te näete, milline ta välja näeb. No aeg on möödas. Kell on 4, 10 panin 6 tundi. Lähme vaatame, mis teema on siis. Näete, ei suitse enam, aine. Näete, jah. Suitsu ei tule, aga lõhn selle eest on fantastiline. Aga ilus. Vaata, jah. Ja vaata, see ongi see teema nüüd, et näete, jah. Ta on ilusti kuiv. Ja ta ei ole kuum suits. Ta on külm suits. Väga ilusat värvi näeb välja. Väga ilus, ütleme nii. Ja kuigi, et väljas oli 20 kraadi, siis sai väga ilusa külma suitsu teha sellest. Väga ilusa. Ja see värv tuleb nüüd 2 asjast. Et ühe asja ma võin teile öelda. See on see geinsuhkur, mis ma peale panin. Ja teist asja ma ei saa teile öelda. Sellepärast, et te nagu nii ei tee seda järgi. On ju? Näed, ja nüüd see on nüüd see soolaga. Pipra oma, ütleme niimoodi. Need olid nüüd need ühes marinad, see on nüüd teine. Vaadake, kui ilust on. Võrrelge seda hommikust ja võrrelge seda. Ja nüüd on 6 tunniga tehtud külma suitsu. Väljas 20 kraadi. No. Ja ma oleks võinud täiesti vabalt teha sellise, oleks nüüd olnud see teema, et väljas oleks olnud soojem 25 kraadi, siis ma oleks pannud ainult ühest otsast tööle. Ja see alumine auk on väga oluline ja oluline on, et jätate ülevalt ta lahti, et kogu aeg ta saaks olla õhk. Sellepärast see toss hakkab tõmbama seda õhku ja alt on lahti, see vaheselt. Ja siis ta tõmbab ilusti, ei jää sisse keerlema, sellepärast väga paljud, ütleme teist ka, kes seal teispool ekraani on, arvavad, et külma suitsu tehakse niimoodi, et pannakse kinnisesse kambrisse suits minema. Ei! Te teate, mõnikord ma panen selle paksult kõik täie. Ringlus peab olema. Et see on väga oluline asi, et kui teil vähegi natukene kalpakialune töötab, siis proovige sinna lokaatorite vahele kinni võtta see, mis ma räägin teile. Vot, nii et see suitsuahi on selles suhtes nagu väga hästi ehitatud. Ja keegi võiks tulla muru ära niita.
aga jah, ma loodan, et reedel saan välja, täna on meil kolmapäev. Homme ma pean minema sinna, ma saan uued jalanõud omale, mis tehakse jala järgi, mul tallad sisse. Homme välja ei saa, aga reedel siis on siuke teema, et reedel oleme vist terve päev otsa paadiga väljas ja püüame. Siis saab teha videod, ma tahaks minna kivide peale ja lasta kaamera alla. Kivide peale paneks kaamera taha Vatevolfi ja väikse tüki kala lohisema ja vaadata, kas lobsterid tulevad järgi või tule. Et seda te kõike näete siis ja võib-olla teen laivi ka membershipis. Membershipi laivi, siis saab Omar ja Tanel, need saavad küsimusi esitada. Sest neil on alati nii palju küsimusi mulle. Et ja näed, vaata Lepaost tahtis ribisid saada. 1,5 kilo kuradi PBO ribisid pakkuge, mis maksis 13 € ja siuke kala on olemas. Lepaost lihtsalt tahab vahepeal ribisid saada. Ja kus ma siis ütlen talle, ei. Ja autol tuleb servis teha, nii et lennuki pilet on 14 €, nii et kes oskab autot remontida või paadil plokiga need tihendit ära vahetada või midagi sellist, siis tuleb ikka käsi püsti tõsta vahepeal. Aga selge, ei, tore ja tänud, et toetate ja nüüd te nägite, kuidas teha külma suitsu suvel ja ütleme nii, et kui väljas on isegi 30 kraadi, siis lähed poodi ja ostad tüki jääd, paned sinna sisse ja ongi kõik, sinna keskele kuskile, et ta hoiaks lihtsalt külmana ja kauss alla, ongi tibens-tobens. Aga tegelikult ma ei soovita üldse. Kui te teete külma suitsu sellisel moel, nagu ma teile just praegu punaselt ja puus selgeks tegin, siis suvel õhtul pange tööle ja hommikul vahet ei ole, kui on 20 kraadi. Ikkagi ta jääb ilus, aga õhk peab sees kogu aeg käima niimoodi. Siis on super. Need, kes teevad kinnises kambris, see on mõttetu üritus. Ma pole kunagi. Ja algusaastat ma tegin, aga nüüd peale 30 aastat juba suitsetanud seda kala siin igat pidi, siis tehke siuke ahi omale, see on kõige parem. Saate kuuma suitsu teha, külma suitsu teha, poolsuitsu teha, kõike, liha teha, kõike. Nii et olge tublid, varsti ma teen liha, siis ma näitan teile, kuidas liha teha.